meie õnn on olnud see, et me oleme tegelikult, et meil on olnud väga tugev nagu partnerite tiim, kes on olnud marketi sisuliselt nagu loomisest saadik ja juba selle idee kujunemisest on olnud suur osa sellest seltskonnast koos. Jaa, see on tugevus. Et me oleme saanud teha nagu strateegilisi valikuid ja teha strateegiat nagu sama seltskonnaga ja ühe metodoloogia järgi nagu läbi aja. Et see on nagu, on võtnud nagu sellist keerulisust nagu sealt ära, et kui võib-olla asjale läheneda nagu erineva metodoloogia, erineva seltskonnaga iga aasta, omades võib-olla mingit keerulist äri, millel on erinevad osakonnad ja erinevad tegevusalad, et ma kujutan ette, see võib olla väga keeruline protsess, kuidas seda ühendada. Aga meil see äri oli algusest peale nagu niivõrd piisavalt pisik ja fokusseeritud, et me saime oma strateegilisi valikuid teha nagu selgelt ja julgelt. Et samal ajal, kui te tormasite, jooksite, oli võimalus ka teadvustada, mis te teete ja oli aega ja ruumi seda omavahel arutada. No eks seda aega tuleb võtta, et ma arvan, et selles osas on see strateegia tegemine ta on raske asi, et tihtipeale see strateegia tegemine, eks ta võtab aega, et mida sa peab võtma nagu tavaelust, et me nüüd lähme partneritega nädalaks ajaks ja me arutame strateegilisi asju, see tihtipeale kõlab nagu niimoodi, et kuulge, et äkki hakkate tööle, et mis idasi ikka siin arutate. Ja tihtipeale need strateegiliste valikute kvaliteet või nende tundide tegelikult selline kasutegur selgub palju hiljem, saavad tagasi, et õudselt hea oli, me sel hetkel tegelikult need asjad nagu läbi mõtlesime. Et seetõttu see strateegiaks nagu aja võtmine on ülimalt tähtis, aga seda on nagu raske teha sellises nagu kiirusele ja hästi nagu tegemisele orienteeritud nagu ärikultuuris.